Kallid Kose gümnaasiumi õpilased, lugupeetud õpetajad, peagi tähistame Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva, mille puhul on mul hea meel teid peaministrina tervitada. Aasta koos viirusest tingitud pandeemiaga on olnud keeruline. Distantsõpe on uuesti huvitavasest nähtusest jõudnud selle ajaga muutuda algul tavapäraseks ning osalt juba ka tülikaks ja väsitavaks paratamatuseks. Tean omast käest paljude lapsevanemate muret oma laste hariduste järjepidevuse pärast. Meile kõigile on saanud selgemaks, kuivõrd oluline on õppimise juures sotsiaalne külg, sõprade ja kaaslaste tugi ning vahetu kontakt õpetajatega. Tänan südamest kõiki õpilasi, õpetajaid ja kõiki teisi koolipere liikmeid, kes on selle aasta jooksul pingutanud, nii nagu koolis kombeks ja siis natuke veel rohkem. Tänu teile ei kärise lüngad õppetöös ületamatult suureks ning saame ka tulevikus Eesti haridust pidada maailma parimaks. Soovin kindlameelsust ja indu neile õpilastele, kelle õppimistahe on keerulisest ajast räsida saanud. Julgustan teid, et te räägiksite oma muredest. Rääkige oma vanematega, oma sõpradega ja oma õpetajatega. Uskuge, te pole oma murega üksi. Koos on võimalik leida lahendused, et puudujäägid tasa teha ja õppekavadele vastav teadmiste tase kätte saada. Valitsus annab endast parima, et saaksite suveni keskenduda õppetööle, võimalikult sujuvalt ja segamatult. Omalt poolt saate teadlike hoiakute ja ohutusreeglite järgimisega palju kaasa aidata, et õppetöö enam palju ei kannataks ning võimalikult vähesed haigestuks. Kanname maske, püsime kodus ja peseme pidevalt käsi. Mõnikord küsitakse, mida meie ise saame oma riigi heaks teha. Need lihtsad asjad, millest rääkisin, on piisavalt tähtsad ja meist igaühe võimuses. Püsime ise terved ja aitame ka teistel tervist hoida. Just niimoodi oleme praegu kõige paremad kodanikud ka oma riigile. Ja kui sa näed kedagi, kes vajab abi, siis palun ulata oma abikäsi. Head vabariigi aasta!